Tere! Täna räägime me demokraatiast ja võib-olla mõneti üllatuslik, aga demokraatia ei ole midagi sellist, mida saab kehtestada, ma ei tea, erakonnaseaduse vastuvõtmisega või valimisseaduse muutmisega. Demokraatia kui protsess nõuab teatud oskus ja seda tegelikult tuleb harjutada. Tuleb teha igapäevaselt väga erinevates kohtades, on see siis kool või Riigikogu. Ja täna on mul külas Maiu Lauring, kes praegu on Praxises ekspert, aga tegeleb väga paljudel teistel rinnetel ka. Ja kui ma mõtlen demokraatia treenimise peale tänapäeval, siis kohe tuleb meelde Maiu ja sellepärast ma kutsusingi ta, et temaga koos arutada seda, milline on demokraatia seis maailmas ja Eestis ja mida meie saame teha, et Eestis demokraatiat hoida. Tere, Maiu! Tere! Aitäh kutsumast! Ja alustuseks ma küsiksin, et kuidas sina enda jaoks demokraatia teemani jõudsid? See kahtlemata on oluline ju meie kõigi jaoks, et Eesti toimiks nii, nagu me iseseisvust taastamise järel otsustasime. Aga mina näiteks mäletan, et sina olid seotud Eesti esimese rahvakoguga. Kas see oli sinu esimene kokkupuude teadlikult demokraatiaga või on juur veel kuskil kaugemal? Ma arvan, et see juur on kaugemal. Alustades selles, et ilmselt mul on ka geneetiliselt mingid, ütleme, sotsiaalne närv antud kaasa mulle juba sünnist saati. Aga Haapsalus noorena meil oli väga nii kooli keskkonnas, eks ole, kui linnas üldiselt oli ikkagi noortele päris palju sellist vabadust antud tegutseda, oma mõtted ellu viia. Ja ma arvan, et see on väga oluline nagu selline fundament, et sa saad juba noorena koolis loomulikult selle arusaamise, et kui sul on ideid, kui sul on hakkamist, kui sa tahad teha, siis sa leiad need inimesed, kellega koos teha ja sul õpetajad kuulavad, kool kuulab, ma ei tea, linnapeani välja, et see oli kindlasti see kogemus, mis muutis minu jaoks selle kuidagi normaalseks. Et kui sind huvitab, siis panusta ja räägi kaasa. Aga ma arvan, et see esimene kuidagi mõtestatum kokkupuut demokraatiaga oli hoopis läbi sotsioloogia õpingute, et kus ma hakkasin siis vaatama sellele ühiskonnale niimoodi natukene süsteemsemalt ja laiemalt ja nägema, et mis need erinevad mudelid seal on, eks ole, et mis on siis selle majanduse, ettevõtete roll, mis on minu roll tavalise inimesena, eks ole, et jahah, siis meil on mingi avalik sektor ja riik, et mis nüüd nemad siis seal niimoodi toimetavad, et sealt tekkis selline nagu selgem arusaam, et meil on erinevad süsteemid, nad võiksid olla oma rollides, oma funktsioonides ja tasakaalustada selleks, et meil oleks siis tavalise inimesena nagu hea ja kindel ja turvaline elada. Kui meie sinuga koolis käisime, siis ilmselt oli ka maailmas demokraatia seis parem. Et oli palju demokraatlikke riike, see tundus just kui automaatselt selline, ma ei tea, õige tee või see, mis hakkab tulevikus valitsema. Aga kui me vaatame nüüd viimaseid aastaid, siis ühelt poolt me näeme pigem demokraatia jaoks tagasilangust. Kui vaadatakse, et kui palju riike on demokraatlikud maailmas, kui palju autokraatlikud, siis demokraatiad on vähemuses ja minu jaoks on üllatav see, et kui vaadata, kui palju inimesi maailmas elab demokraatiates, siis see on vähem kui kolmandik. Et umbes sama suur osakaal, kui on Riigikogus naisi, tavaliselt meid 27-29%, üle 30 kuidagi ei saa. Siis praegu me oleme maailmas demokraatiaga samas seisus, et 28% inimestest umbes elab demokraatiades ja teised elavad, ma ei tea, kas autokraatlikus süsteemis midagi sellist, mis on demokraatiast kuidagi tagasi langenud. Kas me näeme praegu demokraatia hääbumist? Jaa, tundub ju, et näeme. Et nüüd jätkene algust su küsimuse esimeses poolest võib-olla alustades ja kinni hakates, et siis kui meie ju Eestis taasiseseisvusime ja taastasime oma riigi iseseisvuse ja vaat kui äge, eks ole, võtsime selle varasema põhiseadusliku korra nagu taastasime ja meil on tõesti väga hea põhiseadus, mis siis tol ajal sai koostatud eesmärgiks ikkagi siis Eesti riigi ja kultuuri kestvus, eks. Ja ma arvan, et praegu me oleme selles olukorras, et nüüd kui me rahvakogusid korraldame või muid arutelusid, et siis mulle tundub, et meil on praegu see olukord, et me nagu
tulime ühest siirdeühiskonnast ja tahaks nagu puhata. Aga tegelikult me hüppasime järgmisesse siirdesse sisse ja midagi pole teha, eks ole, et need maailma muud trendid ja muutused tõmbavad meid ka väikse riigina, ühiskonnana kaasa. Et oleme sellise uues muutuste ajaloolises ajahetkes. Et jah, et see ongi, et kui ma siis seal sotsioloogiaõpingutes olin ja Fukuyamat lugesin, eks ole, tundus, et ajalugu on läbi, aga teps mitte ei ole läbi. Et ikka veel on neid ootamatusi tulemas. Ja kusjuures just, et palju inimesi elab siis nendes demokraatiates. Minu meelest isegi liberaaldemokraatiates elab veel vähem, 6% Eesti, nagu globaalsest elanikkonnast. See on nagu selline, me oleme sellise eliidi osa globaalselt. Ja sellele mõeldes, eks ole, kas meil siis päriselt, okei, see on ju tore, eks ole, nii tunnustada on ju, või vaatame siin neid demokraatia indeksid, oleme seal tipus. Aga millegi pärast, et seal nagu need tipud ja indeksid näitavad seda, et mis meil on seadustes, mis meil on kokkulepped, selline õigusruum, aga see praktika või see kultuur, see on siis see varjatud maailm, mida indeksid ei näita nii hästi või kui nad näitavad, eks ole, siis näitavadki, et seal poliitilises kultuuris või elanike osaluskultuuris, seal ongi meil tegelikult need nõrkused. Ja see on siis see tegelikult, kus üha rohkem, ma arvan ka, et miks me nagu sellist demokraatia hääbumist või langus või ümber mõtestamise vajadust näeme, on see, et kui see süsteem, mis tegelikult on ju sisuliselt 200 aastat vana, seesama, mida need indeksid muudavad, eks ole, aga ümberringi on elu nii palju muutunud, me oleme globaalsed, me oleme targemad kui kunagi varem inimkonnas, eks ole, see teadlikkus jõuab üha massilisemalt inimesteni. Olukord on hoopis teistsugune. Tundub loogiline, et siis võiks ka tegelikult neid alussüsteeme vundamente uuendada ja kaasajastada, et siis tänastele sellistele väljakutsetele oskaksime nagu vastu astuda ja nendega kohaneda. Et selles mõttes ma arvan, et üha rohkem selline, et see demokraatia süsteem loob meile heaolu, kas ta vastab meie vajadustele, kas ta aitab meil neid probleeme lahendada, mida me oma elus ise üksinda pingutades, eks ole, verinast väljas on ju, või perekonnas pingutades, kogukonnas pingutades, et need väljakutsed, millega me ei saa ise hakkama. Et kas nende jaoks nagu siis tuleb see demokraatlik süsteem või avalik süsteem nagu appi ja loob neid võimalusi või mitte. Et ma arvan, et seal on nagu see probleemi koht, et ilmselt see süsteem ei ole enam heaolu nii paljudele loonud, kui võib-olla see ootus oli. Ja jällegi see demokraatlik süsteem, ta ei toimi üksinda, toimub koos majandusega. Ja Eesti ka võiks argumenteerida, et ma arvan, et meil see vabadus, mida me armastame, on natukene rohkem seda tarbimisvabaduse nägu. Kui see, et oleme nagu peremehed omas riigis, sest kui seda oled peremees, siis sul on ka nii palju kui on vabadust, sul peab olema ka vastutust ja vastutuse võtmist, vastutusvõimet, oskusi. Et ma arvan, et seal on meil need õppetunnid vabadusest veel päriselt omandamata ja ühiselt. Et tulles sellisest kitsikuse ühiskonnas, me läksime kohe sinna heaolu ühiskonda, tahtsime hüpata. Aga mida see tähendab nagu peremeheks olemise mõttes, eks ole, mis me tahtsime ja lootsime. Et seda peab veel koos mõtlema ja ausalt ka läbi rääkima, et mis siis saab, kumb meil on väärtuslik või mis see väärtus meie jaoks on. Jah, et tarbimisvabadust saab ilmselt tagada ka illiberaalses demokraatias või teistsuguse tõesti riigikorra puhul, aga kui me tahame midagi rohkemat. Sa ilusti ütlesid, et demokraatia peab ka justkui uuenema või muutuma, eluga kaasas käima. Nüüd, ma olen täiesti nõus, et selle 200 aasta jooksul see, kuidas me elame, ma ei tea, mida me tähtsaks, see on nii palju muutunud. Ka see, kuidas riigid omavahel suhtlevad või inimesed omavahel suhtlevad. Sa mõneti kirjeldasid sellist nagu pettumust demokraatias, aga kas neid, ma ei tea, keskkonna muutumist või rahvusvahelisi trende saada põhjalikumalt kirjeldada, et mis on see, mis seal seda demokraatiat sööb või õõnestab? Või seda põhjalikult kirjeldada, ma tegelikult ei võtaks endale üldse seda siin nagu üldse sellist nagu ekspertsust, et seal on tõesti, ta on ikkagi väga keerukas süsteem, eks, et me oleme nii palju seotud
Ongi, eks ole, majandussüsteemid, omavahel riigid, eks ole, meie kultuurid, ajaloolised taustad, ressursside jagunemised, see on hästi kompleksne. Aga ma arvan, et see põhiasi ikkagi on see, et kui mida me tegelikult inimestena tahame, vajame, üldse riigilt, sellest koos elult. Miks me üldse niimoodi koos peame elama, eks ole, on ju ka siin, ma ei tea, rahvusriikide suunas kriitikat juba tulnud, eks ole, et miks meil on rahvusriike vaja. Ja oleme globaalsed kodanikud, eks, ja vabadust kui palju. Et seesama, et ikkagi juurte juurde või selle alguse selguse juurde, et mis see minimaalne on, mida meil on ühiseluks vaja ühiskonnas, inimkogukonnas. No ja sealt ma jõuan ikkagi, üks ongi see heaolu, see saab tegelikult alguse ka sellest turvatundest, julgeolekutundest, aga mitte ainult julgeolek, ikkagi turvatunne. Et see on see minu koht, minu inimesed, siin ma tunnen ennast kõige paremini, siin ma näen tulevikku, eks ole, ka oma lastele ja ma julgen ja näen siin unistamise võimalust, eks see on see turvatunne, mis on väga baaspsühholoogiline ja läheb ka sinna ühiskonna kihtidesse välja. Ja siin on ka see usalduse teema ikkagi, et see on kõige suurem minu meelest või kõige olulisem ikkagi selline näitaja, et kui me üha rohkem ja mida seal võib-olla indeksites väga ei ole demokraatia puhul, eks ole, et nad ei tasakaalustada neid protsesse, kui läbipaistvad need on ja mis kõik õigused on kirja pandud. Seda võiks tasakaalustada sellega, et mis see tagasiside on inimestelt või nagu ühiskonnalt ja avalikkuselt selle kohta, et kui rahul ollakse, kui palju usaldatakse neid institutsioone. Ongi riik üldiselt, meil tegelikult institutsioonide vastu, meil on usaldus täitsa hea. Küll, aga jällegi aastaid juba uuringud näitavad, et usaldus mureneb ja usaldus on tegelikult see, mis hoiab inimesi, kogukondi, ühiskonda koos. Kui meil ei ole vastastikku seda mõistmist, arusaamist, et me oleme meie, mitte sina ja mina ja teie ja meie, et see on väga oluline side ja mulle tundub, et OECD on ka seda välja toonud, et selline nagu, et see ei ole pehme teema, et seda on ka puhtalt võib nagu näha ka julgeoleku teemana. Kui usaldust ei ole või kui me seda ei pea oluliseks, ei väärtusta, et meie inimesed usaldavad üksteist riiki, oma esindajaid, siis on küsitav, kas me tegelikult saame öelda, et demokraatia toimib. Me näeme tegelikult Eestis ka ju, nii ma ei tea, see elu, usaldus, see, mis seaduses kirjas on, mis päris, need on nagu mitmetahulised muutused, mida me näeme. Ühelt poolt meil tõesti on vabad valimised. Ausad valimised, e-valimisi kritiseeritakse, tuleb sellega tegeleda, aga põhimõtteliselt valimiste usaldusväärsust kahtluse alla ei seata. Aga need samad poliitikud, kes seal valimistel kandideerivad, on erakordselt vähe usaldusväärsed. Et me näeme, et see trend on olnud langev usalduse puhul erakondade, Riigikogu, valitsuse suhtes ja praeguseks vist ajalooliselt madalal tasemel. Samuti meediavabadus on meil kõrge. Me saame igal pool rahvusvahelistes indeksites superkohti, viimati olime vist maailmas 2. kohal, aga väga palju räägitakse sellest killustunud kõlakodadest. Et jah, vabadus on suur, aga lihtsalt see vabas meedias avaldatav info ei jõua kõigini ühtemoodi. Ja inimesed tõesti elavad seal oma algoritmi otsas, nii et debatiruum on kasvunud. Kui me mõtleme demokraatia peale, et kodanikud saavad osaleda, saavad oma arvamust avaldada, siis ausalt öeldes tahaks küsida, et kus on Eestis see koht, kus me saame pidada debatti, mida suudavad kõik jälgida, näevad poolt ja vastu argumente, saavad aru, et kui nende arvamust küsitakse, et nad saavad informeeritud seisukoha öelda. Nii et ja selline kaasamise pool ka, et sina oled ka väga palju tegelenud kodanikuühiskonnas, 35 aasta jooksul, ma arvan, me kodanikuühiskonnas oleme näinud sellist nagu edulugu ja edasiminekut. Aga endiselt inimesed tajuvad, et nende häält ei võeta kuulda või neil ei ole võimalik näiteks poliitilisi protsesse mõjutada. Ja ma arvan, et võib-olla rahvusvaheliselt need trendid on kuidagi nagu sarnased, võib-olla ühes riigis on ühed mured suuremad, teised võib-olla plussid või positiivsed küljed tugevamad, aga võttes seda arvesse, et meil tõesti seaduse tasandil rahvusvaheliselt me oleme seal, nagu sa ütlesid, demokraatliku eliidi osas, aga inimesed igapäevaelus tajuvad, et
nad justkui ei kontrolli seda, kuhu Eesti liigub. Ja tõesti, mina näen ka, et on selline süvenev parteiline lojaalsus. Kuidas sina nüüd eksperdina ütled, milline see demokraatia tervis Eestis on? Kas me hakkame tõbiseks jääma? On siin mingi lihtne ravim olemas? Oled sa mures? Jaa, no tõbi on küljes, ma ütleks, on selline tõbi võib-olla, millega me oleme pikka aega juba elanud või mida me võib-olla ei ole osanud tõveks nimetada, eks ole, aga jaa, et ja see on nüüd see pooleks tegelikult, ma igapäevaselt või juba aastaid tegelen siis pigem demokraatia uuenemisega, just see, et kuidas me siis kohaneme nendele muutunud oludele, kaasajale, kuidas me valmistume 21. sajandi väljakutsetele nagu nendega kohanemiseks, hakkama saamiseks. Ja üks selline, ja ma olen täiesti nõus jah, et võib-olla selle esindusdemokraatia nagu probleem ongi praegu see või see tõvekoht või haiguse koht on see, et see esindusfunktsioon ei tööta, ta ei toimi enam. See, et meil on vabad valimised või õigemini, et erakondade vahel toimub konkurents valimistel, ehk et justkui, eks ole, elanikel on valida erinevate erakondade ja maailmavaadete vahel, et see on see vabad valimised, eks. Et valimised ei ole enam kanaliks või ka võib öelda, et erakonnad ei ole enam kanaliks inimestele, et viia neid erinevaid ühiskondlikke vajadusi siis sinna valitsemissüsteemi, endale tähelepanu tõmmata. See valimissüsteem töötab natuke teistmoodi, mõjurid on kusagil mujal, eks ole. Nii et inimesed saavad oma, nagu meil ka viimases rahvakogus siin üks tore härrasmees Viljandimaalt ütles, et mul pole varem demokraatiaga mingit nagu kogemust olnud, et okei, ma käin seal valimas ja ma annan oma hääle ära ja siis seal kastiga pannakse jooksu kusagile. Ja siis ma proovin 4 aasta pärast uuesti. See ei ole demokraatia. Ja nüüd ongi see probleem, et ja mida me siis püüame uuendada meie nagu lähenemistega, ongi see, et kuidas tuua valimistele lisaks sellised nagu liinid sellesse süsteemi juurde või meie ühiskonda, kust saaks siis see ühiskondlik selline tellimus ka teemade osas, poliitilise agenda, meie riigi sihtide ja nagu visiooni osas, et kus see tellimus saab, tegelikult jõuab päriselt sinna tippu. Ma kardan, et majanduskasv riikliku strateegilise eesmärgina ei ole see, mida enamus inimesi täna ootavad ja sellel tasemel me ikkagi need väljakutsed on kusagil mujal. Jah, on mingid töövahendid ja viisid ja ressursid, mida sa vajad. Aga jah, et nii siis see uuendus, millest ma nagu räägin siin Riveeri. Me tegeleme rahvakogudega, mis tegelikult ei ole tohutu uuendus, ta ju 2013 aasta meil oli rahvakogu. Ja ta tegelikult töötas hästi, sest sealt sündis meil rahvaalgatusõigus, rahvaalgatusveeb, mis tänaseks on ainuke alles jäänud täiendav kanal tegelikult kodanike jaoks, tavaliste kodanike jaoks hästi madalate barjääridega, kus igaüks saab saata sõnumi, eks ole, avalikkusesse, koguda siis allkirjade näol seal toetust ja kui saab üle 10,000 allkirja, siis need sõnumid, eks ole, meie need mõtted ja nõudmised ja ootused liiguvad Riigikokku arutellu. Aga jällegi, et see ei ole ka veel piisav, eks ole, et kas see süsteem suudab vastu võtta nii teistmoodi ootusi, kui on see, mis on just, eks ole, erakondade poolt, koalitsioonide poolt kokku lepitud ja paika pandud, eks ole, nagu see toiduainete käibemaksu algatus on. Et jällegi, et miskit sealt nagu ei toimi. Ja kuidas siis meie praegu läheneme, siis ongi mini-avalikkused, mini-publics, selline nagu termin siis, et kutsuda kokku läbi lõike ühiskonnast. Mitte kusagil otsustuskogudes ega kaasamisüritustel ei ole sul sellist mitmekesisust, mis on päriselt ühiskonnas. Sellist mitmekesisust, mis on teemades ümber alati, eks ole, see on erinevad osapooled, erinevad huvid, eks ole, mis on vaja läbi vaielda või ära kaalutleda, mis võiks olla avaliku sektori ülesanne. Aga ta kuidagi ei toimi veel, eks. Nii et mini-avalikkus kutsub kokku tõesti kasutades sotsioloogilisi, statistilisi lähenemisi, niisuguse mitmekesise kogu. Sa mõtled, seal on isegi inimesed, kes vabatahtlikult ei tahaks minna. Et kui on, ma ei tea, rahvamajas arutelu, nad ei pruugi sinna kohale minna, et lähevad need, kes on aktiivsemad, tahavad arvamust avaldada. Aga seal te lähete nendele inimestele järgi, selles mõttes saadate tal ikka kutse koju või meili peale kuhugi. Jaa, no võtteks, siin on sunniviisid, et kohale ei tiiri, et tal ikkagi seal alati jällegi me oleme demokraatias, vabas riigis on ju.
et see uuendus on seal see ikkagi, et ta saab vähemalt selle kutse kätte. Et just, et sul Hiiumaalt, eks ole, seal mõni pensionär härra saab selle kutse kätte, eks ole. Ta ei võib-olla jälgi seal sotsiaalmeedias neid üleskutsed, eks tal koha peal ei toimu nii palju neid võimalusi, aga ta saab selle kutse kätte, et see on see uuendus, et me jõuame rohkemate inimesteni süsteemselt, nii meeste, naisteni, noorte, vanadeni, üle Eesti. Nüüd viimases on siis Heaelu rahvakogu, mida praegu korraldame, et see on nüüd üle-eestiline. Et see on see lähenemine, aga muidugi siis inimene valib, et kas ta võtab selle kutse vastu või mitte. Jah, võtavad vastu loomulikult need inimesed, need kutsed, kes tunnevad, et see on neile mingil moel, eks ole, kõnetab, see on neile oluline. Mis iganes see muu sisemine motivatsioon seal on, eks ole, see peab see motivatsioon seal olema, et kutse vastu võtta ja panustada siis, eks tulla kokku ja viiel päeval 3 nädala vahetusel oma muu elu nagu seisma pannes tuled kohale, räägid teemast, mis on väga keeruline. Me rääksime vaesusest ja majanduslikult ebavõrdsusest ja kuidas seda neid lahendada. Väga keeruline teemaks, meid hoiatati, politoloogid ütlesid, et ei ärge neid teemasid võtke, need on liiga nagu emotsionaalsed, liiga ideoloogilised, sealt ei tule mitte midagi välja, eks ole, et mõtlesime, et ei, et me ikkagi võtame need teemad, sest see on nagu kestlikkuse nagu teaduslikult välja arvatud mudelite järgi, see on kestmise osas nagu mõttes väga olulised teemad. Majandusarengut me ei saa täna enam nagu päriselt ette kujutada, kui me ei tegele majandusliku ebavõrdsuse teemadega. Sest ebavõrdsus ja vaesus söövad neid potentsiaale majanduskasvuks, majandusarenguks alt ära. Et on nii tihedalt omavahel seotud, aga me ei räägi nendest. Võtame keerulise teema. Tavalised inimesed, me usume neid, eks ole, ja ongi, inimesed tulevad kohale ja see erisus on võib-olla ka see, et nad ei tule sinna, seal ei ole keegi ei esinda ühtegi poliitilist huve, ühtegi oma ärihuve. Mitte kellelgi osalejatel ei sõltu sellest arutelust, sellest tulemusest, ma ei tea, tema töökoht, tema palganumber, tema, ma ei tea, tulevik, eks ole, edaspidi. Tal ei ole midagi seal tohutult niimoodi kaalul. Ehk ta saab olla seal kodanikuna, kes on lihtsalt motiveeritud sellest huvist olla ühise nagu osa, olla selle kogukonna osa ja mõelda kaasa ühistes huvides. Ja see kogemus, mis me oleme saanud nii sellest Heaelu rahvakogust kui ka Tallinnas toimunud Rohelise pealinna rahvakogust, mis oli siis Tallinna ülene, Tartus toimub kliimakogust, aga veel varasemalt, eks ole, Ida-Virumaal oli meil noorte kliimakogu õiglase ülemineku teemal. Ja et see kogemus, mis me oleme saanud ise, ma ütlen kogemus, on tõendid, mis me oleme kogunud, sest ma olen tegelikult ka teaduses ikkagi jalgapidi. Tõend on see, et meil on nii palju ressurssi. Inimesed tahavad kaasa rääkida, neil on mõtted. Neil ei ole seda kogemust, neil ei ole seda teadmistki. Et avalikus sektoris, ma ei tea, kas on siis omavalitsus või need ministeeriumid või erakonnad või valimised, võiks olla see mehhanism, see rada, kuhu tema ettepanekud ja sisendeid oodatakse. Meil ei ole seda kogemust, meil ei ole seda teadmist. Ja osalejad on väga üllatunud, et et see on demokraatlik protsess, et selline arutlemine ja kõik, et väga huvitav ja neid väga nagu võimestab see toob nagu sellise lootuse tagasi, usu tagasi, et võib-olla midagi tõesti saab paremuse poole minna ja ma ei tea jällegi, et baaspsühholoogia juurde tulles on ju, kui meil ei ole sellist lootust ja usku, et midagi on võimalik paremaks teha, ega siis ei tule ka need suured, ma ei tea, on need Nokiad või ma ei tea, mis suured globaalsed äriprojektid, eks ole, mis me majandust edasi viivad, et on vaja luua selliseid väikseid positiivseid mulje, sest tegelikult neid näitavad ja jällegi meil on need tõendid olemas, et seal on väga palju ressurssi, mis on kasutamata Eesti riigi jaoks. Aga nii, et isegi keerulistel teemadel nagu ebavõrdsus, inimesed arutasid kaasa, see oli nende jaoks huvitav ja jõudsid ka kokkulepeteni või lahendusteni. Just. Kas neile anti enne ka, ma ei tea, mingid ekspertide poolt ülevaadet sellest, milline on olukord, ma ei tea, maailmas või Eestis või millised on mingite näitajate tulemused, et siis et kogu ruumil on selline sarnane info käes ja selle baasi pealt nad hakkavad arutama? Ja just, ja see on ka siis teine selline miniavalikuste uuendus, et me ei arust, et ei ole mõtet hakata niimoodi valgelt lehet rääkima, kui me, nagu ma ütlesin, me oleme targemad kui kunagi varem. Me on tohutult palju teadmist, infot, andmeid, me ei pea nagu nullist alustama. Ja see tõttu miniavalikuste protsesside puhul alati ongi selline koos õppimine, on see, millest asi algab. Eksperdid tulevad rääkima teema nagu ABC-st, loovad seoseid, aitavad neid mõista, aitavad võib-olla nagu ongi otsesuhtluses, sa saadki oma nagu
tavalisi nagu nii-öelda rumalaid küsimusi esitada, eks ole. Aga seetõttu me saame aru, eks ole, mis on võib-olla müüdid, et mis tegelikult ei kehti ja me saamegi teemast paremini aru, et tulevad eksperdid, aga tulevad ka huvigrupid. Et huvigrupid, kes on tegelikult läbi aasta teevad tööd, eks ole, teevad endale teemad selgeks, esindavad mingid sihtgruppe, mingid vajadusi, mis on ühiskonnas, ongi see demokraatia toobki välja need erinevad vajadused, millega peabki tegelema, need peab tasakaalustama. Nii eksperdid kui huvigrupid annavad sellest teemast sellise ülevaate tavalistele inimestele ja siis alles inimesed üheskoos, kusjuures omades erinevaid maailmavaateid, eks ole, erinevate väärtusruumidega, arutad need teemad läbi. Ja muidugi, seal on palju teemasid ja ideid nagu laual, on sükest ka vaidlust kõvasti, aga ta ei ole emotsionaalne, ta ei ole lugupidamatu, inimesed rahulikult üksteist austavalt kuulavad üksteist, nagu peavad dialoogi, arutlevad, kaaluvad, mõne asjaga jäävad eriarvamusele, selle asjaga, millega nad nagu üksmeelele leiavad, eks ole, need ettepanekud ja teemad siis jõuavad sinna nagu jäävad sõelale, eks ole. Et on väga palju teemasid, mis me läbi arutasime, rääksime vaesusest nii majanduse vaatevinklist, eks ole, mida on nagu majandusarenguks vaja, kus see vaesus seal siis nagu probleemistik on. Me rääkisime riigikorraldusest, eks ole, meil on riik, avalik sektor, kõik maksumaksjate raha on ja rääkisime ka keskkonna tulevikust, ökosüsteemi nagu probleemidest ja kuidas see meid täna ja tulevikus hakkab mõjutama. Et päris kompleksne nagu siuke vaade sai nendele inimestele antud ja just selleks tõmbasimegi seda vaadet laiemaks. Kõigepealt, et siis said hakata uuesti kokku pakkima, et aga mis seostub minu kogemusega, mis seostub, ma ei tea, minu kogukonnaga, eks ole, mis ma ei tea, minu sõpradega, minu töökaastega, mis ma kuulnud olen. Et sealt nad hakkasid siis vestlema ja seostama seda nagu laia teadmist iseendaga, oma vajadustega, mõtetega. Ja tõesti, et sealt siis sellised ühiskondlikud valupunktid, mis nende meelest tulid kõige olulisemad sellest teemast, millest ei saa mööda vaadata täna enam. Et 5 valupunktide kerks sealt esile, et on võimalik just, et selline mini-avalikkuse meetod toimib selleks, et me jõuame nagu, me leiame sealt need ühismeele nagu teemad, et mis võib-olla, ongi, et kui me vaatame nagu tavaliselt vaatame pealt, ei osale demokraatias, vaid vaatame pealt seda demokraatiat meediast ja kuidas erakonnad omavahel toimetavad, kuidas neid otsuseid tehakse, et siis võib-olla jääb mulje, et ei ole võimalik jõuda ühismeeleni mingites keerulises teemades. Aga jällegi, et need katsetused näitavad, et on lahendusi. Küsimus on skaleerimises ja kuidas me selle teeme kuidagi, et toimibki niimoodi igapäevaselt kogu riigi jaoks. Mul seda juttu kuuldes tuli juba nii mitu uut küsimust, aga kõigepealt jagan seda, et käisin mõned nädalad tagasi kinoteatri Lühkareid vaatamas, kus siis üks teema oli kultuurivaldkonna, ma ei tea, rahastus, et kas sinna oleks rohkem raha vaja, kui jah, siis ka publiku arvamus, et kuidas seda raha sinna saaks suunata ja ette olid valmistatud mitmed variandid. Aga lõppes asi sellega, et hääl saalist, põhimõtteliselt minuti jooksul hüüdis, et aga saadame Riigikogu laiali. Et siis ju saame kõva kokkuhoiu ja suuname selle raha kultuuri. Ka laval olnud näitlejad olid mõned üllatunud vist, sest sellist varianti nende nagu plaanis tegelikult ei olnud, aga tulebki improviseerida ja siis hääletusele pandi küll tagasihoidlikum variant, et kas selle asemel, et Riigikogu laiali saata, et võiks Riigikogu koosseisu vähendada poole võrra ja see sai saali ülekaaluka toetuse. Et see arusaam, nii nagu sa kirjeldasid, et see esindatus on midagi, mida inimesed praegu nagu ei mõista. Nad tegelikult ei taju, et neid esindatakse või neid esindatakse hästi. Ja arvestades sinu kirjeldust siis sellest hea elu rahvakogust, kas selleks, et esindajad saaksid päriselt esindada neid inimesi olulistel teemadel, rasketel teemadel või mitmetahulistel teemadel, kus poliitikud omavahel lahinguid peavad, kas neid rahvakogusid võiks kuidagi püsivaks muuta või kuidagi teist, et jah, meil on rahvaalgatus, et inimene saab või väike grupp saab eest vedada, hakata allkirju koguma, aga kui on vaja ühiskonnas läbi rääkida, ükskõik kas see siis tõesti on kliimateema või maksupoliitilised muudatused, et selle asemel, et
ma ei tea, praegu 6 parlamendierakonda, igaüks pakub oma 3 punkti, mida teha, et võib-olla see on teema, mida peaks siis läbi arutama rahvakogudes ja see mandaat, mis rahvakogudes saadakse, on midagi, mida tuleks hakata ellu viima. Kas sina näed sellist vajadust rahvakogude institutsionaliseerimise järele? Ma näen seda vajadust, et just see kõik, mis me oleme siin eelnevalt rääkinud, et jällegi, et minu jaoks on ta ikkagi selline kestvuse teema. Ja vajadus kohaneda tänaste muude suurte globaalsete survetega ja ka sisesurvetega nagu hakkama saada. Aga rahvakogusid on muudetud püsivaks väga erineval moel. Näiteks meil ka siin, eks ole, väga ütleme poliitiliselt ilmselt keeruline teema, eks ole, rahva paneme mingid küsimused rahva hääletusele, eks ole, et siis see on nagu mandaat Riigikogule, eks ole. Et jällegi viide sellele, et kas me oleme kuidagi õiguslikult liiga oleme nurka endast kirjutanud selle võimalusega. Näiteks Ameerika Ühendriikides Oregoni osariigis on siis seaduse järgi niimoodi, kui toimub rahva hääletus, siis tegelikult enne seda toimub referendum. Samamoodi, et selline mini-avalikkuse lähenemisega kutsutakse läbilõige siis elanikkonnast citizen jury'ks, eesti keeles ei kõla väga hästi, kodanike paneel oleks võib-olla selline hea, on ju, kes siis kuulab ära eksperdid, kuulab ära erinevad poliitilised osapooled, huvigrupid ja annab oma nagu hinnangu selle kohta, et mida üks või teine otsus või valik tähendab, et mis neile siis tundub oma nagu kodaniku eksperdis elukogemusest lähtuvalt. Ja see nii-öelda soovitus või nagu hinnang siis on avalikkusele nõuandev, eks ole. Tavalisel inimesel, kes püüab nagu sotti saada, keegi tahab minu häält sinna poole, teisele poole, eks ole, et minu sugune tavaline inimene läks, tegi minust selle töö ära, süvenes, keskendus, mõtles läbi, eks ole, jõudis sellise järeldusele. Referendum näiteks täiesti olemas. Või siis Iiri parlamendi juures parlamendi juures on tegelikult ka alaline selline tööriist või võimalus ka rahvakogude kokkukutsumisteks. Ja nad on päris paljusid neid juba korraldanud ja Iirimaalt ka läbi rahvakogu tegelikult jõuti selleni, üleriikliku rahvakoguni, katoliklik maa, eks ole, kultuur, jõuti siis abordi seadustamiseni. Väga suur kultuuriline ühiskondlik muutus, mis poliitilises debatis oli täiesti nagu lukuseks, ei liigu siia ka teisele poole. Või Pariisi linnas näiteks, nemad on ka teinud alaliseks rahvakogud ja korraldavadki need siis tõesti iga aasta, valitakse välja mingi teema, linnavalitsus omalt poolt pakub välja, et sellised 3 teemat, elanikud siis, kes on rahvakogusse kutsutud, nemad valivad, et mis teemaga nad tahavad tegeleda, siis tuuaks neile, eks ole, eksperdid, huvigrupid, aidatakse neil sellest teemast nagu aru saada ja siis nad kaalutlevad nagu seda, hindavad seda, analüüsivad, et mis on meile oluline. Tulevad välja siis ettepanekutega ja Pariisis on seda juba nii mitu nagu ringi tehtud uute rahvaste, nagu iga aasta siis valitakse uus nagu selline valim või esindus, eks ole, sellest mini Pariis, kes erinevaid teemasid käsitleb ja kodutuse teemaliselt tegid isegi selle lükka, et nad sinna kõige lõppu veel, kui olid tulnud rahvakogult ettepanekud, siis tegid veel sellise lükka, et nad tõid siis need linnaametnikud, keda need ettepanekud nagu puudutavad, mis osakondi ja ameteid, siis veel koostöös nagu läbi arutama, et mida saab teha, mida üks või teine ettepanek nagu tähendab, eks ole, ma ei tea, eelarveliselt, eks ole, et nad siis veel koos ametnikega, kodanikud, koos linnaametnikega, analüüsid mõtestasid läbi ja sealt tuli veel siis pooled ettepanekutest liikusid siis selle järel otse määruseks, mille linnavalitsus kinnitas. Et see, ütleme, Pariis ei oleks sinnamaani jõudnud, kui te oleks eelnevalt saanud see kinnitust, et sellest on abi neile valikute tegemisel keerulistel teemadel, eks ole, ressursside nappus, eks ole, millega ikka igal pool on vaja teha valikuid. Tallinna rahvakogu ka meil tegelikult näitas seda, et inimesed võib-olla ei taha sulle öelda, et kuhu mingi pink panna, eks ole, linnaruumis, et jalga puhata, vaid ta tahab nagu küsida, et miks meil läheb, ma ei tea, ühte nagu kuskile valdkonda rohkem raha kui teiseks, mis meil on võib-olla olulisem, et nad tahavad tegelikult, et see tuli nagu see ootus rääkida kaasas nende teemade seadmisel ja seesama, et see agenda setting nii-öelda, eks ole, et millised probleemid saavad selle suurima tähelepanu meie nendelt esindajatelt, kelle me oleme valinud meie ees see tööd tegema. Aga ühe asja ma tahtsin veel öelda, et me oleme kokku puudunud siin selle rahvakogude korraldamisega
selle hirmuga, et kodanikud tahavad siis seesama, eks ole, saadame Riigikogu laiali. Et tahavad siis meilt selle töö ära võtta, et parem ärme küsime neilt, eks ole. Ja jällegi meil nendest ankeetist, tagasiside küsitlustest, nendest vestlustest osalejatega on tulnud välja see, et ei, ma tahaks oma tööd teha. Et ma tahaks nagu olla, ma tahan, et siis, kui meil on oluline teema, eks ole, mul on üks kanal öelda, eks ole, mida ma eelistaksin, aga ma tahaks, et ikkagi mu valitud esindajad tegelevad nende teemadega, mis on olulised minu eest selles mõttes, et ju igapäevaselt vaadata, eks ole, tulevikku, et millised riskid on ja kas me oleme valmis, eks ole, nendega tegelema, eks ole. Et inimesed ei taha võtta volikogu liikmetelt tööd ära, poliitikutelt tööd ära, aga nad tahavad ja siiski ja üldse ei saa aru, miks see praegu nii toimi. Nad tahavad, et neid võetakse kuulda, et tegeletakse nende päris igapäeva nagu muredega, mis takistavad neil nagu enda pingutusi nagu niimoodi, enda pingutustega heaolu saavutada või hoida. Ja rahvusvahelised näited olid sul väga huvitavad ja tõesti seda kuulates mul tuli paralleel sellega, et nii nagu sa ütled, et kui üks kord 4 aasta jooksul valimas käia, et see ei ole ju demokraatia ja et ka rahvahääletuse puhul, et kui sa teed, ma ei tea, üks kord 10 aasta jooksul rahvahääletuse, see ei ole piisav maailmas, kus probleemid on nii keerukad ja mitmetahulised. Kuna hiljuti sügisel olid kohalikud valimised, siis enne seda üllatuslikult Vikerraadio lisaks siis, ma ei tea, Tallinna või Tartu linnapea kandidaatide debatile korraldas ka Viru-Nigula valla vanema kandidaatide debatti, sellepärast, et Viru-Nigula on see omavalitsus, kuhu siis tuumajaama plaanitakse. Ja tuumajaam on üks küsimus, millest kui räägitakse, et mis on küsimus, mille peaks panema rahvahääletusele, et see on üks. Kui vaadata praegu küsitlusuuringuid, siis vastuseks küsimusele, et kas te toetate väikese moodulreaktori rajamist Eestisse, väga paljud inimesed, ja meeste seas on toetus eriti kõrge, ma peast numbreid ei oska öelda, et see tuli see paralleel lihtsalt siin kuulates, inimesed ütlevad, et jah, nad toetavad. Kui kuulata Viru-Nigula vallavanemaid, siis nad kõik toetasid, aga tingimusel, et selle jaama rajab riik. Aga riigil ei ole kunagi sellist plaani olnud. Et kui vaadata ka praegu valitsuse sõnumeid, siis nad on nõus õigusruumi looma, et eraarendaja saab selle teha. Aga Viru-Nigula inimesed, et nad ei taha mingid ärimehi, nad ei taha sinna kedagi teist, et ainuke, keda nad usaldavad seda tüüpi otsust tegema, on riik või seda tüüpi investeeringut tegema. Ja vaata, seda ei saa kätte rahvahääletusel. Nii et, ja kui me jõuame veel kliimateemad või vaesuse teemad, et seal on nii palju aspekte, mida on vaja välja valgustada, arutelu käigus lauale panna, vaielda. Nii et mulle tundub, et tõesti nagu sa kirjeldasid, et sul on see referendumi või rahvahääletuse eelne miniavalikkus. Et vähemalt seda oleks vaja, et need tänapäeva keerukad probleemid siis saaksid nagu adekvaatse reaktsiooniga inimestelt või oleks võimalik seda oma seisukohta kujundada ja lõpuks välja öelda. Ühe asja ongi, et praegu ka, eks ole, me kogu räägime, eks ole, siin või meile räägitakse sellest, eks ole, ongi, et riigil ongi vähe raha, eks ole, peamegi tõhusamaks muutma meie, ütleme, veelgi üsna nagu õhukeseks või läbipaistvaks nagu lihvitud riigi avalikku sektorit. Aga me ei räägi sellest, siis meile öeldakse, eks ole, ma ei tea, tulevad need maksud, võtavad need asjad ära, eks ole. Meil ei ole kusagil seda aruteluruumi, et aga kui me need ära jätame, mis me vastu saame? Või siis, et kas me oleme nõus neid asju ära jätma, kui me neid mingeid muid asju päriselt vastu ei saa. Et selline nagu, ja seda me katsetasime ka Heaolu rahvakogus, et me küsisimegi neid küsimusi ka, et millest me oleme valmis loobuma. Et mis on nagu see, millele me laseme minna, et kui me oleme selles uues siirde olukorras või siirde ühiskonnas, et mis on see, millele me laseme nagu rahuga minna, eks ole, millest nagu lahti lasta, aga mis on see, mida on vaja hoida, eks, et mida nagu, mis peab olema siis see nagu paigas, et millest me lahti ei lase, ja mis on see, mis loob väärtust, ja millest tuleb kõike muud sihte ja otsuseid nagu hinnata. Et vaat seda diskussiooni meil ühiskonnas ei ole. Aga sealt tuli nagu välja see, et mis meil on nagu see põrand, millest me ei luba inimesi läbi kukkuda. Ja ma arvan, et seal nagu, ja see oligi ka võib-olla see uuendus, selline nagu tulemus sellele Heaolu rahvakogule, et ka meil olid seal isegi, ma ütleks,
sellised väga, Eesti inimene ikka, et saan ise hakkama, eks ole, ja kõik selline, et tegelikult et ei olnud niimoodi, et võib-olla kui ka võib oodata, et kui kutsuda inimesi vaesuse teemal rääkima, et hoid, siis tulevad nõudmiselt, et makske meile seda, teist ja kolmandalt riigi poolt, on ju, et kõik toetused peavad tõusma. Just kõik toetused peavad tõusma. No ei tulnud midagi sellist, ja oligi see vestluseks hoopis ikkagi selle võimaluste nagu suunas, eks ole, et ma tahan ise otsustada, ma tahan ise teha, ma tahan ise nagu oma ideid nagu rakendada, luua kogukonda ja ma ei tea, ettevõtlust teha, eks ole, aga mul on nii palju takistusi tekkinud. Seesama nagu teema tuli sealt välja. Nii et ja ikka, nad jõudsid nende teemadeni, et meil on diskrimineerimisega probleem, et hoolduskoormus ei ole, me ei saa aru, miks peaks niimoodi praegu olema, et inimesed on kuidagi aheldatud, eks ole, sellesse olukorda ja me ei tegele sellega. Või see, et meil on tegelikult, kui me vaatasime ka heaolu nagu elukaarel, eks, et meil ei ole võimalik rääkida heaolust tööeas või vanaduspõlves, kui me ei lahenda nagu laste, noorte, üliõpilaste heaolu teemasid. Et see peab olema prioriteet, muidu hea ülejäänud elukaarel, eks ole, ei juhtu midagi, eks me kukume seal kõik järjest nagu välja sellest heaolust ja ka majandussüsteem, ettevõtted ei saa mingit toredaid, ägedaid, innovaatilisi, õppimisvõimelisi töötajaid, nii et just, et see tulid nagu välja need, et mida me peame prioriseerima, kui me tahame, eks ole, teha nagu vähem, aga teha õigemaid asju, on ju, ja siis kusagil mujal on ju lasta midagi ette nagu tegemata, et sellised vestlusi peaks pidama rohkem, eriti ma arvan tervishoiusüsteemis, eks ole, mida päriselt nagu patsiendi või inimesena nagu oleme nõus rohkem enda peale võtma, või näiteks inimarengu aruanne nüüd, eks ole, räägib siin sellest hariduse ebavõrdsusest samamoodi, et mida me ootame koolilt, aga mida me tegelikult saaksime vanematena tagasi võtta, eks ole, või niimoodi sealt süsteemist välja, et see hariduse nagu funktsioon toimiks, on ju. Et neid arutelusid on vaja pidada ja jällegi see positiivne nagu lõpunoot ongi siin see, et meil on inimesed valmis tulema, kui neid kutsutakse ja kui nad päriselt nagu austavalt kuulatakse ära ja kui neid susutakse. Et mina ütleks, et valija ei ole rumal. See süsteem võib-olla on ajale jalgu jäänud rumalaks muutunud, sellest natuke nagu targemaks muutunud maailmas, nii et usaldaks oma inimesi ja kasutame seda nende motivatsiooni tulla ja koos mõelda lahendusi. Ja mulle tõesti sind kuuletas, mulle tunne, et me räägime sellest, et inimeste usaldus poliitikute vastu on madal, aga tegelikult ka poliitikute usaldus inimeste vastu on madal, et just kui sealt ei saaks tulla lahendusi või häid mõtteid. Aga sa mainisid juba kooli, mis on väga oluline, laste heaolu tagaja ja teatud oskuste õpetaja. Ma tean, et sina oled ka üks Eesti väheseid demokraatia treenereid. Räägi, et mis asi see demokraatia trenn on? Demokraatia trenn on tegelikult üks selline Taanis välja töötatud meetodike, et tõesti erinevaid, ta on niisugune hariduslik nagu sutsakas, pooletunnine treening, kus ta sisuliselt ikkagi tõmbab või pöörab tähelepanu mingitele sotsiaalsetele oskustele, mis meil on vajalikud selleks, et kodanikena demokraatlikus ühiskonnas osaleda. Et näiteks meil on siis eneseväljenduse musklitreening, meil on erimeelsuse treening, minu lemmik, siis on kaasatõmbamise musklitreening, et kõik sellised erinevad oskused ja omadused, aga sellise põhi nagu mõte on ikkagi see, et demokraatia ei ole miskit, mis meil lihtsalt nagu sülle kukub, eks ole, ongi, kui ma vaatan praegust tänast noort põlvkonda, et kes on sündinud vabasse Eestisse, et see on just kui, alati on nii olnud, et on keeruline ette kujutada, eks ole, et nüüd on kuidagi teistmoodi või et ta ei toimi. Tegelikult demokraatiat tuleb igapäevaselt hoida ja treenida, sest on seotud mingite õpitavate oskustega. Ongi kas või seesama mingid suhtlusoskused, kommunikatiivsed oskused, et ma ei tea, ennast väljendada, aga päriselt ka teisi ära kuulata ja mõista. Või ka oskused, et saad hakkama selle frustratsiooniga, et kui sa tunned, et oi, me vist lähme varsti vaidlema, eks ole, et tegelikult, et see võib ka olla turvaline moment, et su nagu identiteet ei ole ohus, eks. Seda peab treenima, et seal on mingid sellised sotsiaalsed oskused. Ma tean, et koolides üha rohkem tegeletakse sellega ja on sellised uuenduslikke programme ka, eks. Ma ei tea, dialoogitreeninguid ja igasugu meetodeid jõuab sinna, nii et
aga jällegi see küsimus, et kus me nagu täiskasvanud, kes ei ole enam selles ägedas uuenevas koolisüsteemis on ju, kus me nagu selliseid võimalusi saame kogeda ja see on ka olnud üks tagasiside siis rahvakogude osas, nii osalejatelt, ka tegelikult ka vaatlejatelt. Me oleme kutsunud ka alati inimesi vaatlema, küll poliitikuid, ametnikke, teadlasi, igasugused huvilisi, kes aga tahavad, tulge vaadake, et mis see maagia on seal, eks ole, šamanism, nagu meil üks Tallinna ametnik ütles, et seal koha peal nagu saab aru, nad inimesed nagu treenivadki. Neil on loodud see, et nad on inimlikud, kedagi ei huvita, mis ametit sa oled, on ja kui rikas või vaene sa oled, kas sa oled mingis erakondas või mitte. Kõigil on üks hääl. Jah, selles mõttes see on nagu see sinu oma, eks ole, sa oled nagu tavaline, sa oled nagu inimene. Et sa ei ole mingi suur roll või amet või mingi silt, eks ole. Ja ütleme, poliitikaid oli üldse selles mõttes nagu lauale. Et me räägime ikkagi igapäeva elust, tavalisest päris teemadest, muredest, küsimustest ja jagame kogemusi, et selles mõttes, ja see on see nagu ka harjutusväli ka omamoodi, eks ole, et sa kuuladki, sa töötad selle info läbi ekspertidelt, huvigruppidelt ja sa koos õpid, eks ole, koos teistega samamoodi, kes ei teadnud enam võib-olla sellest teemast väga nii süvitsi. Ja sa küsid ja vastad ja vaidled ja need harjutad kõik asjad need nagu läbi, et on selline harjutusväli ja ka rahvakogus, aga see võti on ikkagi seal, et meil tuleb neid ruume teadlikult luua, et protsessi disain on selle asja nimi, eks ole, et see ei ole mingi šamanism, mingi muu, et see ei ole tohutud midagi keerulist. On mõned lihtsalt väga nagu sellised olulised detailid, mis siis aitavad sellist hetke, sellist protsessi, sellist suhtlusviisi luua ja neid on võimalik üle tuua ka nagu ametnike tööprotsessidesse, poliitiliste otsuste protsessidesse, nagu ka need, eks ole, need püsivaks muudetud rahvakogud näitavad. Kas rahvakogud kõik toimuvad füüsiliselt, nii et inimesed vaatavad silma, istuvad ühe laua ääres, et nad on päriselt seal kohal? On ka sellised hübriide ja üle veebi, eks ole, versioon. Näiteks Taiwanis on Taiwan, selline platvorm, mis ka on tegelikult 100 000 Taiwani inimesi toonud niimoodi ka samamoodi arutlema nende teemad üle. Aga ta toimub natuke teistmoodi, et tal ongi siis seal selline ühiselt mõtestamine või mõistmise loomine, eks ole, et seal on ka teistsugused need eesmärgid ka olnud. Mina ütleks, et ikkagi praegu Eestis on pigem vaja seda kokkusaamise ruumi, seda inimlikku suhtlust. Ma arvan, et see veebikanalites meil kuidagi see inimlikkus, vahetus, austus, lugupidamine, et see kaob ära. Ja kui me ruumi kokku tuleme, et sa tegelikult näed, et ka see inimene, kes seal Facebookis võib-olla mingid natuke nagu totaka kommentaari pani, eks ole, et tegelikult on täitsa normaalne, ma saan aru, mis on tema mure, eks ole, tema saab aru, mis on minu mure ja sealt tekib see siuke taasühinemise, ühendumise nagu koht, eks ole, et ongi, et see rahvakogud võivad ka sellise polariseerumise vastu nagu toimida, mida ka erinevad analüüsid ja ka akadeemilised artiklid on juba välja toonud. Mina ise ka hindan seda, et sinuga saan siin päriselt rääkida, mitte ekraani vahendusel. Aga kui me vaatame tehnoloogia arengut, siis ühelt poolt ta ongi toonud väga palju riske. Kõik need algoritmi juhitud ja kõlakodadesse suunatud inimesed või autoritaarse režiimi võimalus inimesi kontrollida. Aga kas on midagi, mida saab kasutada ära ka demokraatia tugevdamiseks? Et päris rahvakogu eel näiteks koguda arvamusi virtuaalselt, et kuna AI võimaldab niivõrd suurt massi analüüsida, et ma mäletan, et 2013. aasta rahvakogu eel meie praksises siis analüüsimisime neid, ma ei tea, 10 000 kogutud arvamusi ja see oli ikkagi analüütikule raske töö. Et kvalitatiivne analüüs, kuidagi see tõesti nagu märksõnade välja toomine, grupeerimine, aga seda kõike saaks teha nüüd mitte 10 000, vaid 100 000 arvamustega ja see võimaldaks ka hoopis teistmoodi osalemist ja oma hääle kuuldavaks tegemist kodanike jaoks. Ja kas see võiks olla midagi, mida rahvakogudes, ma ei tea, sisendina arvestatakse, mille põhjal arutelu tehakse? Kas me võiksime arutada ka selle üle, kuidas see tehnoloogia areng ei suurenda ainult mitte riske demokraatia jaoks, vaid võib-olla annab uusi võimalusi kaasamiseks? Jaa, loomulikult.
aga kuidagi see vastus, mida ma tahaks sulle anda, tirib natuke teises suunas, et inimesi ei ole mõtet kaasata niimoodi massiliselt oma sisendit andma, kui süsteem ei ole valmis seda vastu võtma. Et ennem kui me ei tegele selle poolega, et kas meil päriselt on kusagil otsustusprotsessides sellisel kaalukal sisendil nagu selline mõju või võim üle kirjutada muud protsessid ja otsused. Ma arvan, enne me ei ole mõtet seda käivitada, et siin oleme nagu selles mõttes nagu ausad, et kui meil kultuuriruum on selline, siis on selline, eks ole, et pigem ma ikkagi ütleksin, et seda AI-d võiks ära kasutada selleks, et leida siis nendes otsustusprotsessides need kohad, kuidas me saaksime tasakaalustatult nagu tuua rohkem seda kodanike sisendit sisse, või siis AI aitaks välja mõelda, kuidas, eks ole, ma ei tea, valimisseadus teha selliselt, et tuleks need teemad, eks ole, saaksid rohkem nagu tähelepanu. Et ma arvan, et siin ennem on nagu väga palju tööd ka veel selle poolega teha, või siis Eesti AI võiks tegeleda ka sellega, et või ma ei tea, digi-Eesti arengukava ka sellega, et meil tegelikult demokraatia teemad, kodanike osaluse teemad on üldse nagu radaril. Ja, et nad on tähtsad. Just, ja selles mõttes küll, et nagu rahvusvaheliselt on näha, et AI valdkonnas ja näiteks tehnoloogia arendustes on ka CivicTech, GovTech, neid turge on, millegi pärast see info ja teadmised ja need lahendused, me ei näe, et nad jõuaksid Eestis päriselt siin nagu, et siis näekse väärtust. Nii et jah, natuke selline natuke kõrva, nagu silmaklapid on nagu ees nendes teemades, aga jah, et kuna ma olen kaasamistega ka, kaasamiseksperdid on nii palju tegelenud, neid uurinud, kaasamisüritusi korraldanud, mul lihtsalt enam ei raatsi kutsuda ühtegi inimest ühelegi kaasamise üritusele sisendit andma ennem, kui ma ei ole kindel, et sellest tema antud sisendist on mingit kasu. Ja samamoodi me oleme neid rahvakogusid ka korraldanud, et me oleme alati ette on teada olnud, et mis see väljund on, kuhu see konks on nii-öelda juba ette kokku lepitud, eks ole. Et just, et inimestel on muud teha ja me ei taha rohkem halbu kogemusi anda, me ei taha rohkem nagu ootusi petta. Ja, et see ju ka õõnestab usaldust demokraatia jaoks, kui sa pingutad, tuled, päriselt ausalt arvad ja sellest mitte midagi ei saa. Just. Aga et positiivsema noodi pealt lõpetada, mina ise olen optimist, ma arvan, et me tuleme toime, et suudame selles maailma demokraatlikus eliidis püsida. Kuidas sinuga? Mis sa arvad, et kuidas demokraatia jaoks see tulevik paistab? Jaa. Mul on kuidagi selline tunne, et ma arvan, et inimesed kogukondades saavad hakkama. Et kõik see, mis natukene vähem politiseeritud ja igapäevane, et tegelikult nendel tasanditel meil on võimalik ongi harjutada, on ju, olema demokraatlikud kodanikud, arutlema, leidma lahendusi. Nii et on, ja ma näen muidugi neid võimalusi siin päris palju ja ka võimalusi selliste väikeste katsetuste, nagu mini rahvakogud on olnud, on ju. Nende katsetuste võimendamiseks ma näen ka päris palju ikkagi võimalusi ja meil on ka väga palju rahvusvahelisi sõpru, kellega koos need asju teha, nii et selles mõttes ka, et nagu me siin ka rääksime, et me oleme ju globaalsed mõjud on, eks ole, aga seal on ka need võimalused, mitte ainult ettevõtluses, aga just sellises nagu demokraatia arenduses, ma ei tea, avaliku sektori innovatsioonis ja kõik märksõnad, mis sinna alla käivad, need võimalusi on. Aitäh, Maiu, oli väga huvitav vestlus ja panen kõigile südamele, et kui te leiate kutse osaleda rahvakogus, siis minge ja arvake. Aitäh!